kuna see on midagi absoluutselt uut, et pole varem osalenud siin ja rohkem meeldis hüppamine. Kõige raskem, ma arvan, et oli ikkagi kuusejooks. Eriti ei ole, et lihtsalt... Segan vastu. Minul reedel oli väga kõva kehaline ja minul on siiamaani lihased väsinud ja mul ei ole just kõige paremat tulemused selle pärast. Ja ma läksin hilja magama ka. Minul on Robert Täht eeskujuks. Mul pole ühtegi iidolit, lähen enda järgi. Aitäh! mitmekülgne, et ma olen teinud hästi palju erinevaid alasid, et jalgpalli mänginud, korvpalli mänginud, täiesti erinevaid kergejõustikualasid, lauatennist mänginud, nii et selles mõttes hoovisport, et selle kaudu. No eks seal mingit annet kindlasti on, aga ma arvan, et läbi oma karjääri mind pigem nagu teatakse kui töökat sportlast. No eks siin on armastus selle vastu, mida sa teed ja kindlasti enesedistsipliin,
et püsida vormis, kaalus ja eks paljuski peab olema tahtmist, et kui sul tahtmist on, siis on kõik võimalik. Ma olen läbi aastate üritanud enda eest hästi hoolitseda ja antud hetkel paistab, et see on nagu see, mis ma teinud olen, see on nagu õige olnud. No ega see lihtne ei ole, et osadel sportlastel see käib võib-olla juba noorest peast, osadel see tuleb natukene hiljem, osadel ei tulegi kunagi, et eks treeneri ülesanne on see aru saada, kas seal on potentsiaali ja kui palju teda on vaja toetada ja julgustada ja eks treenerite põhisõna kindlasti on kannatlikkus, et jaksata ära oodata ja rääkida võib-olla ühtesid samu asju hästi mitu korda. Terve saalitäis noori, nii poisse kui tüdrukuid, et kes ükski neist ei istu kuskil nurgas, et mis mulle nagu hästi meeldib see, et nad on ju erinevatest treeninggruppidest ja näha on, et nad omavahel ju suhtlevad ja saavad hästi läbi, et mis minule just nagu hästi meeltmööda on see, et siin ei ole saalis mingisugused omaette grupid, kellega sa igapäevaselt koos oled, vaid nad siit võivad saada omale sõpru terveks eluks. Olen harrastanud korvpalli, jalgpallitrennis käinud, tennist mänginud, kindlasti ka ujunud, kooli esindanud veel, ei tea, päris paljudel aladel jooksnud, ühesõnaga kõike põhimõtteliselt noorest pärast teinud. Täpselt ei mäleta, aga hüppevõime oli tõesti üks mu trumpe, eks ta võib olla selline looduse poolt antud natukene ja kindlasti ka treeningutega saavutatud, aga no hüppevõimet ma ei oska öelda, kas mingi meeter võib-olla on omal ära tulnud hooga. Aga noh, kui nii võtta, siis ütleme, et nii, et veel pealt panen veel korvpalli sinna korvi ära veel ühe sammu pealt. No sellised tüdrukud on võib-olla vähe äkilised, poisid on sellised natukene ujedavõitu, nagu ikka sellised Põhjamaa inimesed, natukene sellised ei saa käima, aga pärast ei saa pidama jälle, et natukene aravõitu ja sellised. Läks niimoodi jooksvalt sealt mängijast treeneriks niimoodi vaikselt ja olen rahul ja olen natukene seda õppinud ka, ülikoolis käinud ja et tuleb rahul olla. Kõige rohkem tegi rõõmu võib-olla, kui siin mõni poiss tuli ütlema, et ma tegin natukene parema tulemuse, kui seal ennem enda trennides oleme teinud, et see võib-olla oli kõige parem, eks siin just see pingutusmoment siin, et
kolmas koht, 71 punkti, Tauri Kallet. teine koht, 688 punkti, Sten Kundla. U18 esikoht, 724 punktiga, Deniss Solokuu. minu särgi number 10. võtame 7. Väga paljud treenerid, keda me siin kahjuks ei näe, ei võimaldanud olla oma õpilastel siin, aga need treenerid, au ja kiitus, te saite kõigepealt oma trennis lahti, te saite täna väga hea päeva. Ja me loosime nende treenerite vahel välja võitja, kes täna läheb nende jalale koju. Ja teeme nii, et loosi auhiga võtab U18 võitja. Kes võitis? Deniss. Sina võtad ja kõva ja selge häälega, kes võidab need jalad. Argo!